Tervitada külas! Lugupeetud saalis viibijad, austatud laste ja vanemate sõbrad. Mul kindlasti nii kiire jaotud nendele kohe ära, et oleks minu poolest rahulikult edasi kuulatud, ärge minu peale seda küll ajaga. Alustuseks. Täna Reilipoist, väga aga rääkides sellest teemast, tõesti ausalt, et ma olen üsna palju nüüd esinenud selle 6 kuu jooksul, eks mõni aeg enne seda, et on ausalt nii keerulist kutset pole tegelikult enne olnud kuulema. Ehk et hakata arutama seda, kuidas on õige jagada lapse elukorraldust, jagada last vanemate vahel või siis vanemaid lapse vahel ja tihtipeale. Teades seda, et me käsitleme konkreetselt küll hetkel võib-olla eeskätt ühe lapse või 2 lapse mudelit, aga tegelikult me teame, et pered ja tänapäevased struktuurid, kuidas nimetada, on veel kordades keerulisemad. Et neid lapsi, neid abielusid, kelle kooselusid ja vabaaabielusid oluliselt rohkem. Nii nagu tavaliselt hea sugul on öelda, on ikka minu lapsed, sinu lapsed, meie lapsed ja siis on veel erinevaid laste poolvendi pooludesid. Et kõiki seda seadustega lahendada, see on põhimõtteliselt võimatud. Miks ilus oleks kui selline maailm, kus me ei peaks üldse selliste asjade pärast reguleerimisest mõtlema, inimesed saaks omale kokku leppida. Reaalsus on see, et alati elu nii ei lähe ja loomulikult on siis vaja ka riigil mingisugune raamistik paika panna ja aidata kaasa, on siis erinevad koolitused, on siis erinevad samused konverentsid nagu täna siin, sellised mõttevahetused ja ka õiguslikud küsimused ja vajadus on siis vaidluste lahendamised, kui inimesed ei jõua ilmtingimata parima kokkuleppeni. Ehk et see teema ütlen ausalt on väga keeruline. Et mida me oleme teinud selle lühikese aja jooksul, mis valitsusametis on olnud, me oleme kohtunud ja arutanud seda küsimust Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi vahel, kus on siis rahvastikuminister, justiitsminister ja sotsiaalminister. Lisaks pole ametnikud on tegelikult teinud pikka aega juba tööd, just perelepitusteenust välja töötada, välja mõelda. Ja loomulikult olulisem seal on, nagu öeldud, et seada keskusse lapse heaolu ja huvid ja nii elementaarne, kui see slaid ei tundu, et lapsi tohiks olla kunagi manipuleerimisvahend kokkuleppele jõudmisel, et kahjuks me näeme tihti, vähemalt minu ametis näeb tihti neid olukordi, kus ta kahjuks seda on. Ehk et on näiteid väga valusate süüdistusteni välja, mida vastastikku vahetatakse kohati ja kuhu keskmes unustatakse see laps üsna ära. Ma olen enam veendunud, et see osa elust, mida näeb sotsiaalminister reeglina, kipub olema pigem erandliku reegel, ehk et minu lauale, minu ministeeriumi haldusalasse ei jõua need väga tublid mehed ja naised, emad ja isad ja lapsed, kes on neid küsimusi suutnud omavahel ära rahulikult kokku leppida, ära korraldada oma elu ühiselt või siis eraldi edasi minna koos või eraldi vanemuse rõõmusid jagades. Minu lauale tihti jõuavad need olukorrad, need murekohad ja ka kaebekirjad inimestelt, kus seda kõike ei ole suudetud ja kus tihtipeale tulevad siis appi igasugused ennast ajakirjanikeks tituleerivad tegelased, kes püüavad aidata just olukorda lahendada, tehes seda veel tihti märksa hullemaks kahjuks. Et jah, et nii nagu siin öeldud on oluline on see, et lapse elukorraldus suudetaks leppida kokku lapse keskmest ilma manipuleerimata ja teha seda võimalikult varajases faasis, et vältida just probleemide eskaleerimist, kuhjumist ja loomulikult, mida võib-olla detailsemalt ja täpsemalt seda suudetakse, seda lihtsam on edaspidi. Palju räägime sellest, et jah, lapse koos veedetud aeg, et kuidas seda üldse mõõta, kuidas seda arvestada. Minul on rõõm olla oma lapsega koos seda vähe aega, aga vähemasti püüan seda teha nii kvaliteetselt kui võimalik. Seda tegelikult soovivad kõik vanemad, soovivad kõik lapsed. Siht ei ole mitte ainult see, et vaadata ja mõõta neid tunde või aega, sest võib koos veeta olles üheskoos või mitte olles aega nii, et igaüks on oma nutitelefonis või arvutis ja tegelikult ei ole sel juhul väga vahetki, kas ja mitte vanema juures laps parasjagu aega veedab. Aga ma arvan, et oluline on see, et mitte ainult meil vaataks korralduslikku poolt ja tehnilist poolt, vaid eeskätt sisulist poolt ja kvaliteet aja küsimust. Perelepitusteenust me nagu alguses põgusalt mainisin, seda olete ilmselt minust kohati paremini kursis erinevate võimalustega. Hetkel on meie
mitme ministeeriumi vaheline töörühm valmis saanud sellise korraldusrahastamismudeli. Eesmärk on tõesti siis toetada vanemaid nende küsimuste kokkuleppimisel ja nagu öeldud, lapsest lähtuvalt. See on oluline võib-olla selline sõnade mäng, et on ka välja toodud, et perelepitus ei tähendanud seda, et ilmtingimata püütakse nüüd perest kokku lepitada, vaid pigem see tähendab seda, et eesmärk on püüda siis kõik korralduslikud küsimused, lapse elu jagamine omavahel mõistlikult paika panna. Ja nii, et loodetavasti poleks seda vaja teha siis kohtus, eks saab teha kohtuväliselt, kus riigile vähem koorma, inimestele vähem koorma, lapsele kindlasti vähem programmeerib, et seada seda sihti nii. Ja loomulikult varases faasis ka kohtumenetluse ajal. Meil on konkreetne kontseptsioon põhimõtteliselt valminud, me läheme sellega valitsusse varsti, rahastusmuudatus tuleme järgmistel aastatel hiljem järgi. Siin on välja toodud veel mõned põhimõtted, et leppida kokku, mis on selline indikatiivne arv seansse, mis enne peaksid laps või pere siis läbi käima, enne kui ta näeb, et kas siis jõuab kokkuleppele vajadused või endiselt kogu see ühe võimaliku variandina sisse sinna. Tuleb välja kokku leppida lepitajad koondav asutus, siin on erinevad mõtted olnud, kas see pigem kohaliku omavalitsuse roll, Sotsiaalkindlustusameti roll, Justiitsministeeriumi juures ja loomulikult rahastamise küsimused. Taotleme eelarvest mõnevõrra selleks tuge, siin oleme kasutanud välisvahendeid selle teenuse väljaarendamisel. Ja perelepituse puhul väga loodame, et kasvab kindlasti tõenäosus jõuda sellise lahenduseni, millest mõlemad vanemad kinni peavad. Tihtipeale selline võib-olla neutraalne, professionaalne suhtlemine ja nõustamine on oluline. Kõik kompleksi väidikavad lõpud ära, mis teab. Ehk et kaks täiskasvanud inimest alati ei pruugi üldse inimesed oma suhtluses võib olla lõpuni objektiivselt, kindlasti ei ole seda ka kolmas ega neljas ega viies osapool, aga selline võib-olla kogemuste jagamine, nõustamisteenus, perelepituse vahendamine siiski tagab selle, et tööle mingisugused suuremad nõudad saavad maha liigitud, mingid veelkokkulepped saavad sõlmitud ja tuuakse ikka jälle fookusesse sama lause, mis mitmest läbi käib, et lapse heaolu oleks selgemini tagatud. Minu jaoks see kohtumenetluse kulud versus lepituskulud, see on kõige vähem oluline siin, et jah, ta on siin ära toodud, et loomulikult riik vaatama ka rahalist poolt, aga ma arvan, et sellest olulisem ikkagi just nimelt see, et jõuda parima lahenduseni sellele konkreetsele perekonnale, sellele konkreetsele lapsele, teha seda võimalikult vähe stressi tekitavat, vähe programmeerivat ja tõesti välti neid olukordi, kus, nagu ma enne algus viitasin, kus võib-olla siis püütakse üksteist kas siis süüdistades või mustatades muul viisil paremaid tingimusi endale lapsele, mitte antud lapsele, vaid enda nägemusele siis välja kaubelda, mis tegelikult tekitab kurvastust, tekitab probleeme, tekitab pingeid pere vahel, pere sees laiemalt. Omati küsimus on see, et kuidas üldse olla tark lapsevanem. See on üks eraldi teema, millest pikalt rääkida, meil on ka vanemusprogrammid, meil on ka palju selliseid toetavaid teenuseid, aga ma ise olen alati toonud selle näite, et kui inimene tahab last saada, siis see on tegelikult Eestis ja üldse maailmas ütlemata lihtne. Et kui sa näiteks tahad autojuhi lube teha ära, siis sa pead käima teooriaõppis, siis sa pead käima sõiduõppes, sa pead tegema erinevad eksamid, sa pead käima autokoolis, kui tahad haridust teha samamoodi, see võtab sul aastaid aega, sul on vaja eksamid, sul on vaja näidata ja tõestada oma oskusi. Lapsevanemaks sa saad väga kergesti, aga kas sa oled ka tark lapsevanem, kas sa oled ka hoolitsev lapsevanem, kas sa seda kõike suudad, kas sa oled see läbi mõelnud, see sõltub konkreetselt inimeste endast. Et meil on väga palju selliseid vanemate poole, erinevaid nõustamisteenuseid, kui pakutakse ka rasedatele, pakutakse peredele, mida palju käivad, väga tänuväärne, erinevad haiglad, üritusosakonnad, naiste kliinikosakonnad, neid korraldavad, aga ma arvan, et süsteemselt see on Eesti mure, vaid see on ikkagi selline koht, mida me kindlasti haridussüsteemist peale teadvustame ja igas kodus oma lastele, kes ühel hetkel seda lapsevanemaks õpetama ja eeskuju näitama. Jah, see lapsevanemaks saamist saabki õppida, ma arvan ka selline koht, kus tegelikult ei tasuks pelgalt võtta võib-olla sellist eelhoiakut, et küll see tunne tuleb, küll see oskused tulevad töö käigus, et kindlasti
palju küsimusi, palju muresid, kus nõustamine, kus info otsimine, koolitustel osalemine annab väga tugeva kindlustunde. Lihtsalt enda näidet, et me ka ikkagi töö kõrvalt nii palju kui võimalik erinevates perekoolides ja iga kord see midagi targemaks. Isegi siis, kui enamikud teadsid ja võib-olla osa asju kordas, siis sellega oled rohkem valmis selleks rolliks oma elus. Ja see on ka koht, kus saab alati muresid jagada, küsimusi küsida ja ka loodetavasti neid lahendada. Ja loomulikult vahetusprogramme, mis Eesti riigis tehakse ja maailmas, siis nende mõju on siiski teaduspõhine ja tõenduspõhine, see ei ole lihtsalt programmi pärast, vaid reaalne mõju, reaalne abi peredele, abi inimestele, abi lastele, varemuskoolitused ja laiemalt. See on selline lihtne lause, mida me kõik teame. Laps paratamatult jääb vanem käitumist, sellest on elu osa. Kui räägime jagatud vanemast, räägime lapse õiguste üle, siis on see omavahel kokkuleppest, on see perelepitusteenusest, kohtu lahenditest, siis kahtlemata ka kogu see protsess mõjutab ju last kogu eluks. See pole ainult see, et sa lepid kokku selle korralduse, siis hakkab midagi sealt sõltuma, et lapse igapäevane koolis käimine, tööl käimine, vaid see protsess ise, kuidas selle lahenduseni jõutakse, mil viisil see tehakse, kui palju last kaasatakse, kui palju seal on vastastikust austust, viisakust, suhtlust, ärakuulamist, mõistmist, kui palju seal on kõike muud, mida seal olema ei peaks. Sellele tuleb alati väga palju mõelda ja nagu öeldud, neid oskusi tegelikult tuleb õppida ja kui näha on probleeme, siis neid probleeme tuleb tunnistada, osata nõu küsida, osata abi küsida. Kui me peatame siin pikalt seadusandluse poole, ma saan aru, et küsimust on täna käsitletud oma jagu, kas Eesti vajaks õiguslikke muudatusi, neid kindlasti tuleb kaaluda, ette võtta ütle ära, küsida, kas ma olen nüüd konkreetselt seaduseelnõusid välja töötanud, kui neist ei ole. Seda Justiitsministeeriumis on teatud muudatus välja pakutud, loomulikult tulebki kõige laiapõhjaliselt läbi arutada, läbi mõelda, et ühest küljest nagu alguses viitasid, siis seadustega me kindlasti inimeste pereelusid, inimeste kõik õigusi ja küsimusi sellisel määral ära reguleerida ei suuda, et probleeme vältida, aga õiguslik raamistik kahtlemata teatud juhtude, teatud olukordades on möödapääsmatult vajalik, nii et seda küsimust ma kindlasti kergekäeliselt kõrvale ei jätaks. Aga ma tänan teid kuulamast ja kui edukat konverentsipäeva jätku teile, kui on ka küsimusi, mille kuidas seda ajakava ette näeb. Aitäh! Tõenäoliselt meie rääkimisest üle veel ei ole, küll aga rääkimisest perelepitusteenusest paar sõna. Kui see on ikkagi vastu võetud, siis küllap see on ka läbimõeldud asi, et kui sõna lepitus juba tuleb mängu, siis mõned inimesed muutuvad skeptiliseks, et kui midagi juba riikliku lepitaja kätte, siis see asi iseenesest ei lepitu, ütlen nende asjade juures. Listis on väga keeruline leida empaatiavõimega inimesi, sotsiaaltöötajaid, väga paljusid teisi. Kas teie olete komplekteerinud nüüd väga pädevatest inimestest need teenuse osutajad, kes tõesti on võimekad seda väga suurt hundat kuidagi pidi lahendada? Taustan järjest on perelepitusteenus on töörühm, mis on Konventsiooni vedamist toimunud, see on oma ettepanekud välja töötanud, välja käinud, oleme kohtunud ka ministrite tasandil, enne seda nagu öelda arvukalt on kohtumisi olnud ministeeriumi vahel. Lähme nende mõtetega valitsuskabinetti, siis sealt saab see teatud vastuvõttu osaliseks, toetavasti positiivse, et toetava ja sealt edasi tuleb hakata siis praktikas rakendama, mis puudutab neid inimesi, perelepitaja, nagu enne viitasin, siis see perelepitus kindlasti ei tähenda lepitust nüüd ilmtingimata selles mõttes, et mingile kokkuleppele jõudmist tähendab. Selle suhtes jah, täpselt kokkuleppele jõudmist. No seal pakuti muid termineid ka, mis ausalt öeldes mul ei ole seda eelmiselt, seal oli kõik võimalikud lapse elukorralduse vahendajad ja mingid niisugused asjad, mis ikka tunneta. See eesti keeles pere ja lepitus kõlab korrust ilusamini, kui tehing või vahendus või muu selline termin. Aga puudutab inimesi, siis järgvalt Eestis on empaatiavõime väga vähe inimesi, ikka on, jagu sotsiaalvaldkonnas, küsimus kindlasti palgatasemest, kindlasti selles, kes see teenus teenib, kes see maksab, kuidas käib selle. Kas need on tõesti uued inimesed, kes tulevad, hakkavad selle tööd tegema või täna juba on kuskil mingi teise nimega ametis? Ma arvan, et väga paljud neist on uued, aga kindlasti on neid inimesi, kes seda tööd teevad, aga nüüd nagu ütlesin, tuleb kokku leppida, milline institutsioon on see, kes koondab hakkab, kas see saab olema Sotsiaalkindlustusameti juures, kas see olema eraldi mingisugune, üldiselt püüame vältida alati riigi uute asutuste, allasutuste juurde loomist, aga tuleb see kontseptsioon läbi vaielda, et hetkel
põhiosas nagu ainult teenus, kui see on läbi mõeldud, see, milline saab olema konkreetne rahastus, valitsuse otsust, et see saab, milline saab olema siis institutsioon, kes seda veab, siis saab samuti kohal kokku leppida. Ma arvan, see kõige olulisem ole, aga loomulikult on ka märgiline, peab nagu saada valitsuse heakskiit ja liikuda teemaga edasi, et tõesti pakkuda selliseid vahepealseid lahendusi, et ei ole ainult inimesed omavahel ja kohtud ja võib-olla siis kodanikualgatused, vaid on ka selline riiklik lepitusteenus, mida oleks õiguslikult siduvam ja mõjusam vorm. Väga hea. Väga hea, kuna meil on seda arvuda külaline praegu, keda pärast nähtavasti siit enam ei leia, meil on lihtsalt esialgne infot on kiiresti käsi püsti, kes ministrit tahaks küsida midagi kiiresti ja väga olulist. Ja, seal on mikrofon. Jurist Reimo Metsala, mina. Ma tahtsin küsida seda, et ma praktikas puutun kokku sellega, et lastekaitsetöötajad jagavad pigem nagu seisukohta, et lapsed on üks kodu. Ja mu küsimus ministrile on ennegi sellega seotud, et lähtudes sellest uuest eelnõust, mis nüüd tuleb, et kas lastekaitsetöötajatel on ka ette näha koolitusprogramme sellega seoses ja kas lastekaitsetöötajate, sotsiaaltöötajate palganumber ka tõuseb? Aitäh! Jah, no ma arvan seda, et alati, et üks kodu, kaks kodu, kolm kodu, eks tuleb lähtuda konkreetselt olukorrast, konkreetse lapse huvidest, nii elukorraldus, parem on, mis vanuses laps on edasi. Koolitusi tehakse pidevalt ja tehakse kindlasti ka selle teenuse valguses, juhul kui see heakskiidu saab töösse rakendub. Palganumber tõuseb, aga tõuseb vähem, kui me sooviksime, et valitsuses oli võimalik kokku leppida enamikes riigi vastupandades 2,5% palgatõus, puudub kohaliku omavalitsuste töötajaid ja sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, siis see on muidugi nende otsustada, et enamik neist inimestest ei ole täna riigi palgal, vaid on kohaliku omavalitsuse palgal, see on ja konkreetse omavalitsuse otsus, aga eelduslikult, kuna üle riigine majandus kasvab, palgad tõusevad erasektoris kui riigisektoris, siis ma olen kindel, et nad kasvavad ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Jagatav vanemlus võiks iseenesest olla riigi eesmärk. Võtame siit selle sama Rootsi kogemuse, millest täna palju juttu on olnud. Laste heaolu, perede heaolu võib olema riigi eesmärk, et kas see on konkreetne üks mudel või teine mudel. Ma arvan, et tuleb läbi töötada, läbi arutada ja peab olema, ma arvan, valiku võimalusi, sest midagi teha ja inimesed ei ole ühesugused pered ja ühesugused lapsed ja ühesugused olulised. Sellist võimalust täna ei ole ka seadustes olemas. Ma mõtlen, see võimalus, kui selline varem peaks olema. See peaks seda tegema. Pigem küll. Väga hea. Üks küsimus veel. Kelle käsi püsti? Jah, palun. Tervist, minu küsimus tegelikult just nagu Eesti lastekaitset või kohaliku omavalitsus ütleb, et lastekaitse seisukoht on see, et ikkagi, et lastel peab olema üks kodu, see peab ema juures olema. Et see tehti mulle üsna kiiresti selgeks, et miks see nii on täna. Kui teine vanem ongi, me saame aru, et väga palju isasid, kes ei hooli lastest on ju, aga need isad, kes tahavad lastega koos on nähti. Et on väga palju artikleid ka selle kohta tehtud, et millal see suhtumine võiks muutuda või miks see nii on täna? Ega see pigem nii tohib olla äkki? Nii, eks see paljuski kõneleb ju sellisest soostereotüüpidest ja rollidest, mis on kinnistunud inimeste mõtlemisse, hoiakutesse. Kindlasti ma arvan seda, et eelduslikult kumb lapse vanem automaatselt tulenevad soost on parem vanem, et pigem nagu enne viitasin täiesti olukorrast, et ei taha kumbagi mingil määral teisele eelistada ega maha teha, kui on võimalik last ühiselt kasvatada, see on kõige parem variant, on see siis koos elades ja mitte koos elades. Kui on vaja kokku leppida mingid muud lahendused, siis tuleb veel vaadata iga konkreetset juhtumit mitte elada. Tänasel päeval popp küsida, kas selliseid MTÜ-sid tuleks üldse rahastada, kes niimoodi arvavad. Aga las nad siis olla, see ei ole nüüd tõsiselt küsimus. Aitäh, Tanel!